järjekordselt Eesti kõige paremal ja tegelikult võib öelda ka, et ainsal ringrajal Laudrus ja seekord oleme lihtsal põhjusel. Honda on paika seadnud siia proovimiseks viimase põlvkonna Type R ja lisaks on siis kirsiks tordi peale toodud proovimiseks niisugune auto, mida tegelikkuses meie regioonis ametlikult ei müüdagi üldse ja see on väga põnev sõiduk, see on Honda NSX. Aega on vähe ja autosid veel vähem, siis NSX-iga saab neist sõita ainult üks. Selle me selgitame juba hiljem välja, et kes siis kuidas, aga lisaks on meil siia kohale kutsutud üks Eesti väga headest rallisõitjatest, Karl Kruda, kelle kõrval on siis ka võimalik mõned kiiremad ringid teha ja saada aru, kuidas uus Type R toimib. Ma ei tea, Karlil oli küsimus, et kas oli nagu natuke hirmu ka. Emotsioon on väga hea, sellepärast, et kellele ei meeldiks kiiresti sõitmine ja kellele ei meeldiks, kui seda saab teha ohutult. Ja minule väga meeldib kiiresti sõitmine. Kuidas sul üldse, Karl, kui palju sul on ringraja kogemusi või kas sa käid üldse ringrajal harjutamas, sõitmas, sest et sa oled ikkagi, ütleme, metsamees? No, metsavend, jah. Vahepeal ikka tuleb käia, ega sõita kilomeeter on kilomeeter. Siin on omad nõksud, millele tuleb pihta saada, aga ringrada aitab suurepäraselt pidurimaa valimust. Mille tõttu ta on hea, et ta tegelikult õpetab sulle rehvi tunnetamist. Okay. Mitte, et mulle see nii palju meeldiks, et siin on nagu kiirused on palju suuremad ja väga ei tahaks selle joonelt avariid teha, aga ta kasvatab jällegi seda struktuuri või närvi, et sa kannaksid sellest nii-öelda veho või mis kurbusega, et lõpus ei ole väga kõige kiirem. 180, 190, 200 kilomeetrit tunnis läbi niimoodi, et sa ei kergita ja silmi pilgu. Selles mõttes ta annab väga mõnusat adrenaliini minule, aga ma pean tõdema, et seda jääb väheseks siin ja minu pealt võiks teistpidi juba sõita. Mis ma oskan öelda? Kui sul ikkagi pannakse sanga siuke mees, kes oskab autoga sõita, siis on see hääle võtab pärisema. Aga samas ei midagi väga hullu, sest et nagu Karl ise ütles, siis auto on küll väga kaasaegne ja võimalik kasutada juhiabisaadmeid, aga tegelikult rool on konkreetne, täpne, kardilik. Super cool, ma soovitan küll kõigile, kes peaks vähegi olema võimalik tulla autot proovima, siis tulge tehke seda. Siin Auduro rajal saate ikkagi aimu, milleks see Type R tehtud. Rabasime endale siia kaamera ette Honda Balticu esitaja Indreku. Indrek on juba pikka aega nende Jaapani autodega kokku puutnud, erineva põlvkondade Type R-idega sõitnud. Tuleb tunnistada, et ka hobiautoks pidanud. Siis võib-olla ongi mõned küsimused, et mis on niisugused põhilised erinevused, mis eristavad seda, see on siis nüüd juba 10. põlvkonna Civic ja kõige värskem siis Type R versioon eelmistest nendest Type R-idest, mis on niisugune kõige selle auto puhul. Eks paljud muudatused tulenevadki sellest 10. põlvkonnast juba iseenesest. Üks kõige olulisem, mis autohuvilistele kindlasti sõidudünaamika osas pakub huvi on see, et autol on nüüd sõltumatu tagasild. Ennem oli siis tegu vääntalaga eelmise mudeli puhul ja üle-eelmise puhul. Ehk et Type R on selles mõttes liikunud tagasi juurte juurde, et nii nagu esimene Euroopa Type R 2001, siis on ka sellel autol jälle sõltumatu tagavedrustus. Kindlasti selle auto aerodünaamika ei ole kunagi olnud nii kõrgel tasemel kui praegu, et see auto tundub paljudele väga nurgeline ja kandiline ja tekivad küsimused, et kas kõik need asjad peavad selle auto küljes olema. Et tegelikult ühtegi detaili ei ole seal niisama, et kõik on ikkagi selleks, et parandada auto aerodünaamikat. Aga jõud selles mõttes maasse läheb ta ikka endiselt ainult esisilla kaudu, aga seal on ka mingid muutused toimunud?
Endiselt on kasutusel esisild veo nii-öelda ülekandmiseks, aga seal on rohkem filosoofilised küsimused, et see auto ei olegi pidanud olema kunagi 4-veoline. Ja loomulikult edasi on arenenud ka see pool, võrreldes nüüd vanemate Type R-idega. Kasutusel on piiratud libisemisega diferentsiaal. Vedustus ise on üsna eriskummaline võrreldes tavaautodega, ehk et rattad on kogu aeg optimaalselt asfaldiga kontaktis. Ja nüüd sellel uuel Type R-il siis esmakordselt on ka kasutusel 3 sõidurežiimi, ehk et ei pea selle autoga sõitma ainult ringrajal ebamugavalt, et saab sõita igapäevaselt. Kuna me Type R-idega oleme juba oma ringid ära teinud ja NSX ongi veel see, mis meil proovimata on, siis kui me oleme selle auto ära proovinud, siis juba arutame natuke neid sõidumuljeid vahetult ikkagi rajalt maha tulles, et kas lööb käeb värisima ja pulsi üles. Aitäh sulle, Indrek! Meil on siis käes see huvitav tõe hetk, kuna graafik on niivõrd tihe, et mõlemad mehed NSX-i proovima ei saa minna, siis me teeme Karliga ühte siukest vanakooli ja paneme õnne mängu, et kivipaber käed. Kuidas me teeme? 3 peal või? Teeme 3 peal. Aga kuidas see 3 peal käib nagu? 1, 2, 3? Okei, me proovime. Ühesõnaga kivipaber käärid, kes võidab, läheb NSX-iga sõitma. Kivipaber käärid, 1, 2, 3. Kivipaber käärid, 1, 2, 3. Midagi pole teha. Iiver ja Sukk lähevad selle mehe kätte. Ühesõnaga meie päeva minu jaoks nagu kurb uudis oli see, et tuleb tunnistada, et Karl noorema mehena pettis mind kivipaberkääride mängus ära osavalt ja niisugused tõsikiiremad ringid NSX-iga sai ise teha. Minul siiski õnnestus tänu sellele, et päev oli hästi organiseeritud ja kõik ladusalt jooksis, siis saime natukene siin filmikaadrit teha, siis sain ma roolis olla. Natuke sain ka proovida. Karl, 3,5 liitrit ei ole nagu kõige suuremahulisem mootor. V6, iseenesest V-mootor on alati põnev automaatkäigukast, hübriidajam. Ütle nagu, siuke toored emotsioonid sellest masinast. Sa said sellega ikkagi oma tahtsi pea nii nagu julgust oli vajutada, sest kõik oli omal vastutusel. Kõige suurem asi, mis mul head meelt tegi, oli see, et olgugi, et Rantitas on tehnoloogia, võimas mootor, elektrimootorid, nelikvedu, et ta ikkagi nagu fiilis ikkagi nagu Honda. Et nagu selline Hondadele omane sõiduelamus oli ikkagi olemas, et selline kõrgele pööratele tõuseb mootor on ja hea juhitavus, pidavus, isegi nagu selle väga märja rajaga. Et nagu tõesti oleks mõnda raha, ma oleks täitsa siin postnud üks asja. See lõppu ma lihaksin veel seda, et läheb mööda, ei saa, paneb pead pöörama. Aga ma tahtsin siia lõppu öelda seda, et kui kihutada tahate, tehke seda ringrajal, tulge siia Audrusse, uurige Tabasalus võimalusi, ka seal on tegelikult pisema sellise kuumpäraga lõbu piisavalt, ja ei ole vaja autoga liikluses kihutada, ennast ja teisi stressi ajada. Tehke seda turvaliselt, tehke seda ringrajal, igal juhul. Tšau!